klassis huvitava Hondaga ja kokku on meid siis 16 ekipaaži ehk siis sõitjad, 16 kaardilugejad ja 32 inimest siis ja need sõitjad on väga kiired siin, kõik on paljude kogemustega sõitjad vastas. Ma olen ilmselt üks kõige vähem sõitjad, aga see ei peata meid, et teha hea tulemus ja eelmistelt rallidelt nagu näha oli, et võib ka julgelt juurde panna, et me ei kasuta tegelikult auto potentsiaali ära ja ega tegelikult see legendi teema oli ka natukene veel vajab harjutamist, aga seekord tegime Teneliga üle, ta on seal. Tenel! Lehvita! Vaata, fookus oli väga hea. Tegime Teneliga kõik asjad üle, vaatasime üle igalt poolt flat täiega, nii palju kui tuleb igalt poolt põllu pealt lisa ja vaatame, mis saabuma hakkab, aga jah, peaks olema ikka kõik parem, aga need Saaremaa katsed siin on üsna rasked, et täna on 3 katset ja kõik on erinevad, aga eks näha saab, mis juhtuma hakkab. Gaas põhke! Tere! Mina olen Tenel. Mina olen siis majandamas siin Saaremaal TLK Racing tiimiga, oma tiimiga ja me sõidame EMV8 arvestuses. Selle Hondaga siin sõitaks on meil Albert. Albert on, ma ütleks, ta pigem on valmis. Me oleme vähemalt kõik selleks teinud, et oleks valmis. Eks nüüd annan teatepulga temale üle ja tema peab siis minema seda võitu püüdma. Vabandust, Karle, ma siin segan, aga kuidas meeleolu on? Meeleolu on täitsa okei. Ei suurt. Oled valmis tänaseks sõiduks? Ma arvan, et võiks olla ja ikkagi legendaarne Saaremaa ralli ja ma arvan, et võiks äge olla. Kujutan ette. Ja teistmoodi ja Natuke hirmu ka on või? ei ole. Siin ikka kann. Okei. Väga hästi. Läheb hästi. Super. Aitäh. No tere! Tervist. Palju siin mehel alust on? 15. 15! Kuidas sõita tohid üldse niimoodi? Või tohid? Ikka tohin. Kõik on reeglite pärane. Seaduse korral. Teistmoodi ka siiamaani, mis sa kogenud oled? Nojah, vesi on ümber ka. Ai, see oleks eelmine aasta näinud. Eelmine aasta oli vesi. Praegu on ikka saanud kuiva jalaga igalt poolt läbi, nii et see on puhas õnnistus. No, loodame. Okei, homme näeme. Seega nad lähevad siis vastu sellele seiklusele, mida nad mitte kunagi veel siin kogenud ei ole. Ehk siis Albert Bertelson ja Karl Küttim esimest korda Saaremaal peal. päev 1 on läbi, täna on päev 2 ja eile tegelikult väga head ei olnudki, et tegelikult tunne ja legend oli väga okei, et oleks võinud nagu oluliselt kiiremini sõita, aga enne esimest katset avastasin, et muutsime natuke istme paigutust, aga unustasin neid rihmasid pingutada ja noh, siis mõtlesime, et ei hakka nagu
lõdvarihmaga nii-öelda peale minema, et tegime esimese katse rahulikult. Aga kaardilugeja, no meil läks seal niisuguseks rabelemiseks, et oleks peaaegu sinna ajapunkti hiljaks jäänud, aga noh, jõudsime õigel ajal. Ja järgmisesse minnes siis ütleme nii, et panime kogemata, kaardilugeja pani kogemata selle järgmise ajapunkti valesti ja vaatasime, et meil oli rohkem aega tegelikkusest ja siis oligi, et läks ilgeks mässamiseks, saime enda need tööd saime paika, aga mässamiseks läks ja jõudsime jõudi nippa-nappa, jäime minutikese hiljaks, aga ei olnud sellest ka väga lugu. Natuke tekkis niisugune närv nagu sisse, et niisugune asja nagu niisugune pläkiga saime hakkama, et no, halb tunne oli ja mõtlesime, et no mina mõtlesin tegelikult, et ma lähen nüüd näitan kõigile, et sõidan nüüd selle aja tagasi ja siis sõitsin kraavi, et võib-olla kaameramees leiab mõne klipi ka siia, aga jaa, sõitsime kraavi, üks kiire parem viis oli ja pidi kohe olema vasak 3, aga ma seda vasak 3 ei kuulnudki, et ma ei tea, panime lihtsalt täie ja laulu põhimõtteliselt siin alla välja ära, ja põhimõtteliselt oligi, olime seal all mingi 20 minutit, aga noh, suured tänud pealtvaatajatele, et see töö, mis seal kohe lahti läks, et kaardilugeja ei olnud autost välja, kui juba inimesed hakkasid orkundima, et kuidas mind sealt üles tagasi saada, et see oli ikka meeletu töö, mis seal ära tehti, et see oli ikka väga-väga sügav kraam, et jah, tänud teile, et muidu ma täna ei oleks siin, et oleme teise päeva juures, kohe varsti saame auto kätte siit kinni parkilas ja siis on kiire servis, ilmselt noh, eile natukene lõi mingid stanged ja tuled lõi ära, aga ja ilmselt kundepoolne on, ratas on ka natukene rohkem kire pool, kui ta olla tohiks, aga ei ole jälle midagi hullu, et eile sõitsime ja auto tundub okei. Jah, lähme servisse, tehakse auto korda, vaatame kiired katsed üle. Täna ongi 3 katset kõik kruusa peal, väga kiired, väga pikad ja ega meil midagi kaotada ei ole, võita ka ei ole, nii et teeme mingi hea sõidu ja tuleme ikka lõppu. Super! Nii, ikka oleme Saaremaal veel, ralli ka käib veel, 6 katset on tehtud, eilsed olid siis 3, täna oli 3 veel tehtud ja ütleme nii, et
et oli kiireid katseid, oli rööbikaskatseid, oli... Ühesõnaga kõike oli Saaremaal. Ja ütleme nii, et tulemustega ei taha nagu ise väga rahul olla. Et ma tean, et ma saaksin kiiremini, aga natukene see eilne mõjutab. Jätab siukse väikse helje sisse, aga 3 katset on meil minna. Eesmärk oleks ikkagi lõpuni ära tulla. Vaatame äkki saame mingi paar head katseaega ka teha. Et saame ikkagi järgmisteks rallideks jällegi julguse kokku, et siin hea põhi jälle alla. Aga jah, auto töötab, see kindlanud käib. Nii et 10 palli süsteemis, mitu punkti annad Saaremaale? Ma ütlen siis, kui ma olen päev on finišeeritud. Okei, ma jätan meelde selle. Ühel või teisel moel, aga tuletan meelde. Katsed veel ja me lähme. Super. sul ka ju elu esimene hooaeg, elu esimene Saaremaa ralli ja kohe finiš ka. Jah, seda me sihtima tulimegi, et peaaegu esimesel päeval oleks kohe ära lõpetanud, et käisime kraavis, aga pealtvaatajad aitsid välja, nii et... Eile? Jah. See pimedas, te läksid pimedas siit minema kolma, nii et te valgesse sõita ei saanud eile, eks? Jah, meil oli kogu aeg pimedas. Ja, aga täna läks rahulikumalt. Võtsime eesmärgiks lõpuni tulla ja tulime lõpuni. Sa pole ühtegi rallit veel poole jätnud. Kõik need 5 või mis sa nüüd sõitud oled, kõik oled lõpuni tulnud. Jah, meil on nii hea auto. Vana hea auto, teeme nii. Järgmine aasta kindlasti läheme jälle, aitäh teile. Oot, anna sa igaks juhuks siia ka. Ma viin sinna, see on. Aitäh. Teeme nii. Kui palju on Saaremaa nüüd 10-10-st? Ma ei tea, paam 10. 10 või? Isegi kui tulnud esimeseks? Jah, ma jõudsin lõpuni. See on päris hea. No nii, tere kõigile. Saaremaa ralli läbi, nüüd on juba paar päeva hiljem. Läheks natukene aega, et võib-olla koguda mõtteid, mida öelda. Koha peal ei oskandki ausalt öeldes eriti midagi öelda, kuna tunne oli siukene suht meedium. Et ei olnud nagu mingisugune liiga halb tunne, et nii läks. Mõtlesime siis, et üldine eesmärk sai täidetud, et jõuame ilusti lõpuni.
ja seda tegime, kuigi teisel katsel kohe käisime kraavis ära, head pealtvaatajad. Et see oli päris metsik ja teile. Tunne oli peale seda suht halb, et kogu nii-öelda töö ja muud asjad, mis sinna alla on pandud, et kõik on nagu raisku läinud, et teisel katsel sõidan kohe kraavi, siis on nagu ajakadu ja igasuguselt enam otseselt midagi püüda ei olnud. Läksime rohkem nii-öelda kogemuste jooks sõitma ja aga natukene oli nagu see kraaviskäik oli nii-öelda ütleme peas kinni veel. Lõpupoole saime niimoodi jälle, et tunne oli juba enam-vähem, et okei, et nüüd võib hakata mõtlema jälle sõita kiiremini. Ma arvan, et üldiselt võib selle ralliga ja üldiselt aastaga ka rahul jääda, et olime üsna okeis konkurentsis, vaadates meie vähest ralli kogemust, et ralliga oleme me tegelenud ju tegelikult üldse alles see aasta. Mõned kuud tagasi, natuke enne suve algust sõitsin oma esimese rahvaralli, et minu jaoks kõik sellised asjad on nagu väga uued, aga järgmise aasta osas ega tegelikult veel ei teagi, et kas sõidame edasi või ei sõida, aga eks seda näitab aeg. Ise loodan, et ikka sõidame. Et mul on veel näidata kõigile, et ma oskan kiiresti ka sõita. Aga eks selle jaoks on vaja veel palju sõita, harjutada veel ja natuke võib-olla rääkida veel kellegagi, et kuhu poole mind nagu suunata. Selleks aastaks ilmselt ongi kõik. Head ralli aasta lõpp. Ma olen Albert ja oleme jälle rallil. Sa oled jätkuvalt Albert või? Ei. Nii. Ühesõnaga, oleme Saaremaa rallil